mina olen tegelikult roheliste rattaretke korraldanud 32 aastat, aga nüüd meil tiimid jagunesid, meil olid veidike erinevad nägemused, kuhu me tahame jõuda ja üks osa inimesi tuli koos siis nii-öelda minuga ja teine jäi siis sellesse vanasse seltskondaga. Ennustajana väga reklaamida, aga kuna oli plaanis 2000, siis tuli ära ka 2000, nii et see on lihtsalt õnn. Väga aktiivne tegevus läks lahti eelmise aasta augustikuust, aga põhimõtteliselt plaani pidasime juba maikuus. Nüüd on hoopis Valmar Jabarn. Ärgu luusaku. Tervist, kui kaugelt te tulete? Meie oleme Järvamaa mehed ja naised. Vabandust. Ja selline punt, kes sõidab aeg-ajalt koos kõik RMK matkarajad läbi ja teevad igast tsirkust. Eelkõige ootame selle, et ikkagi 3 toredat päeva hea seltskonna. Ja ma soovitan Kus siin neid kondoome maista Seto muuseumi kodukootud jooki, sest see on väga maitsev. Tervist! Kust need kenad Setomaa neiud tulevad siis? Otse Verevkovast. Aha. Jah. Olemme seal nüüd iga päiva, aga ära tämbe tule. Miks rattaretkele tulite? No, sõita vaja, loodust vaja käia. Kuidas Meil on üks tütrik läks peldik kohe. No jah. Oda. Ega ma oodan, jah. Aigu ta homm. Kui ta tüdruku nimi on? Terve päiv. Ära unusta. Leelo on tema. Mina olen Leelo mammi. Tema on Leelo Lii ja tema on Leelo La. Nii. Kus see Leelo jääb? Leelo. Tule sa seda peldikost välja nüüd. Tule nüüd välja, rutto. Tule pildi peale. Leelo on... Ai, Leelo. Tule nüüd Leelo seia. Tule Leelo või? Meil on kõik Leelod. Tule nüüd seia. Ja võtsin juuskabiseks paberit natuke. Sellel hetkel on nagu ütleme see kultuuri osa nagu palju üks tähtsam, eks ju. Ja teine asi, mis on minu jaoks nagu ülitähtis, on see, et ma olen nagu väsinud sellest vastandamisest, mis oli nagu roheliste rattaretkel ka, et ma olen Aatomi elektrijaama poolt, ma olen vastu ja siis inimesed lähevad riidu, karjuvad üksteise peale. Me oleme ikkagi siia pannud kavasse selliseid asju, mis pigem võiksid inimesi ühendada ja huvi pakkuda, silmaringi laiendada, tutvuda Seto kultuuriga, sest tegelikult ta on ikkagi Eesti mõistes unikaalne. Ja eriti kui mina Tallinna poisina, eks ju, kuigi mu juured on ka Võrust, aga siiski Tallinnas üle kasvanud ikka see Seto kultuur on nii huvitav ja ta on ka eksootiline. Üks asi on see, et nad sõidavad ringi 130 kilti, aga teine asi see, et meil on ka Seto tantsuõpetus. Meil on Jane Vabarna teeb töötoad, esinevad Toonia külas pühapäeval, eks ju, et Netsa külas on siis Leelo koor. Nii et tegelikult seda kohalikku kultuuri on päris palju ja meil on ju esimese päeva juht on ju Vabarna ja 3. päeva juht on Reigo Ahven, kes on ka Seto. Niimoodi, et meil on ikka ainult Kristo Elias ei ole Seto. Nii et tegelikult ma arvan, et me saame sest 3 päevaga nii palju, kui üldse on võimalik saada. Ja kui on tunne, et enam ei jõua, siis see tunne on õige. Siis tähendas, et oled kimmelt pingutanud. Tuu pärast tahan teile toonitada, et tiipääl on punkt, kosti saate keha kinnitada, juua, süüa, saati hindale, võtta ütes Setomaad, saati siit arminna, rikkamana, ilosamana, jõulisemana ja oodame teid jälki Setomaale tagasi. Ja laagriülemaks oli omal ajal kolonel, kindralmajor Kruus, et nimetati ka Kruusi laagriks, et kui Petseri või see Värska laager oli Reegi laager, siis see oli siin Kruusi laager.
aga rattureid on palju, üle paari tuhande, et võimas vaatepilt näha üldse Setomaa teedel sõidetakse. kas selline rattafest võiks saada traditsiooniliseks? No see ongi kindlasti traditsiooniline, aga mitte niimoodi, et ta kogu aeg Setomaal on, et eks ta liigub ringi, et 20 aastat tagasi ta Setomaal oli ja ilmselt järgmise 20 aastat läheb veel, et ta uuesti tuleks. Suve alguses tuldi marsiga, pärast sügisel mindi tagasi ja see elu siin laagris oli väga askeetlik ja ujuda sai selles samas tiigis, mis siin minust paremal on tegelikult säilinud. Ingritil ma vaatan järjekord tagasi, et ta puder müüb, Sixtenil seal valges telgis natuke rahulikum, aga sealt jube head hot-dogid paistsid. Korralik mingisugune ikkagi sibulapuru oli peale pandud ja sinepit ka saite, jah? Assa, kõik täis laks. Mikko, missä viin, Mikko, missä viin, minä näin